Tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin. Mulle sponseeris firma Diskre TO külmsuitsu generaatori. Ja selline ta välja näeb. Nimelt asi on selles, et see külmsuitsu generaator, see on ühtlasi külmsuitsu generaator koos aktiivjahutiga. Aktiivjahuti. See tähendab see, et siin on jahuti ja siin on suitsugeneraator. Siia suitsugeneraatori sisse kallatakse saepuru. Ja siin see suits, mis siit tekib, see läheb siit siia teise anumasse. Ja siit anumast ta jahtub ja siit tuleb siis, läheb suitsuahju, suitsutamisahju. Ja siia koguneb sisse see mürk, mis suitsu sees on. Ja mis talle annab seda õhku, mis siit sisse läheb, on kompressor, selline spetsiaalne pump, aerupump. Seda ma praegust ei näita. See on nüüd kokku pandud versioon. Aga siin on, kui te tellite selle Diskre TO firmast, siis tuleb selline kast. Ma vaatasin, mis kasti sees on, tegin kasti lahti. Aga siin ma võtan uuesti välja ja näitan teile üksi pulki, millest see siis koosneb. Kuidas seda siis kokku panna. Nagu ikka, ma enne ütlesin, siin on selline gaas või põhi. Üks, see on 14, 104 millimeetrit, 14. See on 14 ja see on 125. Teine samasugune koos põhja sellega. Siis on tal selline alus, mille sees on alumine gaas. 140 millimeetrit ja 120. Üks on näete suurem, teine väiksem. Suurem läheb suuremasse, väiksem väiksemasse. Põhi. Muudu siin midagi erilist ei ole, näete. Ja siia läheb sisse see läheb oma kohale. Siin sees on jahuti, spiraal selline. See spiraal pannakse siit sisse. Ja siin on selline, ma tulen siin ligemalt, näistan teile. Siin on ligemale selline nagu serv. Näete, siin serv. Ja see läheb siit sisse ja keeratakse ta siis sinna siia sisse ja serva taha. Näete niimoodi. Nüüd ta on serva taga, ta on seespool. Ja ta läheb siis niimoodi. Ja tema õige asendis ongi niimoodi, näete, sellises asendis. See on see jahuti. Ja see läheb oma pesasse siia. Nii et auk on siia poole. Ja see on siis see põhja selline põhi. Sellesse kinni. Ja siin on üks auk sees ja teisel pool on auk. Siin on auk ja siin on auk. Ja see auk läheb siis siit. Läheb siia poole. See ei pidanud see minema. See on koos sellega juba. Nii, see läks sisse siia. Ja see läheb siis pärast see peale. Nii. Ja see on siin, läheb siia müts pähe. Nii. Ja siit siis, mis edasi läheb? Siin on sees selline mitu lüllit.
muidugi instruktsioon on ka kaasas. Instruktsioon on ka olemas, kõik jutt. Õhutoru, siit kus õhk läheb sisse. See on selline. See läheb alla pidi. Siin on konkreetne auk on olemas. See läheb siit sisse. Ühendab need anumad omavahel ära. Mõtlen nii pidi. Mõtlen siit pealt ära, see on parem näha. Peab siit mõlemist august läbi minema. Näete niimoodi. Mõlemast august läks läbi ja nüüd läheb sinna ka veel. Sinna auku ka sisse. Siit läheb, suits läheb sinna. Nii. Nii. Ja siit on siis õhutoru. Läheb siit sisse. Õhutoru. Õhutoru. Siit kinnitatakse siit poldiga ja siit poldiga. Mul need poldid on siin koti sees olemas. Näete, siin ma ei hakka seda lahti tegema. Siin on need poldid ja need kinnituvad. Üks polt läheb siia, üks läheb siia. Ja siis siin on sellised. Need kinnitatakse see kõik alusemise põhja külge. Ma näitan siin. Näete siit. Näed, kus ta on kinnitatud ära. Et see fikseerib siit kinni, et ta kuskile poole ei kõigu. Ja siit on, näete, siit on poldiga, putriga kinni pandud ja teine on siia pandud. Ja nüüd on üks tervik. Nüüd on üks tervik. Et ma ei hakka seda kotti lahti tegema. See on jälle üks hoopis mingi muu vidin. See on Komodo ahjudele, nendel teistele adapter. Ja see on metallist ahjudele üleminek. Et need siia antud juhul mul ei lähe neid vaja. Siin on siis selline 2 voolikut silikoonist. Siin on selline jämedav voolik. Kuna siin ta ei ole mul kinnitatud, siis ta on kiiga käega. Ma võtan selle ära, ma näitasin ära, mis ta siin oli. Nii. See on nüüd üks tervik, näete, kuskil ei käigi iga käega. See jäme joolik lähebki siia otsa, kus suits välja tuleb. See on silikoonist. Ma olen paremakäeline. Vasaku käega ma ei saa midagi tehtud. Vanasti tehti kõike. Livestusaine oli tatti. Nonii. Ja see läheb siis vastavalt siis suitsuahi, kus on allpool, üleval pool. No mina panen ta tavaliselt sellise kõrgusele, et ahju, et siit siis läheb see toss, hakkab siis jahutatud toss hakkab siis minema suitsutusahju. Siia täidetakse saepuru. Mustang, antud juhul mul on Mustang 10 liitrit. Mis ta siin on? See on 10 liitrit, siia anumasse läheb 5 liitrit. Ainult. Nii, ja siis on olemas selline aerpump, mis ma enne näitasin. See käib elektriga. See kallatakse täis, pannakse, ei tohi trampida, lihtsalt labalt kallatakse sisse. Ja pannakse kaan peale. Nii. Ja siis on siin pump. Ma võtan pumba välja. Täna ma seda käima ei pane. Homme panen käima. Nii. Siin on selline pump. Ma näitan ligidalt. Siit saab keerata auru tossu generaatorit jõuliselt suurema tugevusega. Siit läheb õhk välja. Ja muidugi sähkö, õlu, elekter 220. Ja siin on siis sellised 2 voolikut silikoonist. Siin on ots, näete, jämedam. Üleminek. Siin on jämedam, ise voolik on veenem. Vot siis ongi
siia peenemad otsad, kus need siin on, teised otsad, need lähevad siia siis kompressorile, need siia otsa. Üks läheb otsa ja teine läheb otsa. Nii. Ja need teised otsad, need lähevad siis siia, üks läheb siis siia, kust puhutakse sisse see õhk, kust ta hakkab põlema. Nii, ja teine ots läheb siia. Siia jahutusele. Nii, ja siis kui siia nüüd elektri peale anda, siis hakata pumpama seda õhku, aga siia tuleb enne seda anda, kui saepuru on sees juba. Saepuru on sees. See on täis. Siis siit tuleb panna gaasisüütajaga, siit poolt tuli sisse talle ja teiselt poolt, kahelt poolt, ja ta korraliku põlema hakkaks. Ja siit me anname siis talle kompressoriga õhku ja siit hakkab tossu tulema. Et see on päris huvitav, kõik need generaatorid ennem olid ilma jahutamata, ilma selle jahutajata. Oli kuum õhk, kuum aur, mis läks siin, toss läks siis sinna, aga kui külm suitsu tahame saada, siis ta peab minema maha jahtuma, see mürgid lähevad siia põhja, all on see tops, see pidi täis minema, poolest saadik pidi julgelt seda pigi täis minema.